Väidetavalt lekkisid sisemised dokumendid, mis näitasid, kui tihedalt on Iisrael ja Araabia Ühendemiraadid koostööd teinud ühiste raketi- ja drooniohtude vastu. Pärast seda, kui huhid ründasid aastal 2022 Abu Dhabit, väidetavalt esitas Araabia Ühendemiraadid kiireloomulise taotluse Iisraeli Elbit Systemsile 6 Hermes 900 luuredrooni hankimiseks, mille väärtus oli umbes $180 miljonit. Dokumendid viitavad sellele, et Abu Dhabi kaalus hiljem selle laiendamist 45 droonini, mis oleks potentsiaalne $1,3 miljardi suurune tehing. Nad kirjandasid ka ettepanekuid luurelennukite, uitlaskemoona ja täiustatud elektroonilise sõjapidamise süsteemide kohta. Siiski avaldasid dokumendid häkkerid, kes on seotud Iraani luurega ja endiselt pole selge, millised tehingud lõpuks sõlmiti. Elbit ütleb, et avaldatud andmed ei kajasta nende ärilist tegelikkust. Pärast seda, kui lubatud massiivsed Ameerika rünnakud Iraani vastu nädalavahetusel ära jäeti, ütles president Trump, et see juhtus, kuna Saudi Araabia, Katar, Iraan ja Araabia Ühendemiraadid palusid tal oodata. Kuid see näib olevat vastuolus Wall Street Journali raportiga, mille kohaselt emiraadid survestasid Trumpi võtma Iraani režiimi suhtes otsustavamaid meetmeid. Mida Abu Dhabi siis tegelikult tahab? Ja kui Washington kaalub sõda ja diplomaatilist lahendust, siis kes juhib strateegiat? Kas ameeriklased või laheriigid? Et teemat edasi arutada, on meiega liitunud nüüd Asher Friedman, Miskati Riikliku Julgeoleku Instituudi tegevdirektor. Asher, tore, et oled meiega siin. ISME 924 News siis. Miks peaks Abu Dhabi väidetavalt survestama karmimate meetmete kasutuselevõttu ja siis paluma Trumpil oodata? Kuidas me neid vastuolulisi avaldusi mõistame? Aitäh, Nicole! Araabia Ühendemiraadid on olnud Pärsia lahe riikide seas esirinnas Iraani rünnakutele reageerimisel, tehes koostööd Iisraeliga ja alustades ka ise mõningaid piiratud, kuid siiski ründavaid lööke Iraani vastu. Aga kujutage ette, et Abu Dhabi ei saa leppida olukorraga, kus Teheranis on endiselt režiim, mis ähvardab oma naabreid. Kõik, mida Teheran peaks tegema, on iga 3 kuu tagant Hormuzi väinas laevandust häirida. Iga paari kuu tagant saata Dubaisse ja see oleks Araabia Ühendemiraatide majandusmudelile äärmiselt häiriv. Nüüd püüab Araabia Ühendemiraadid üks nende lähenemisviise on vaadata lääne suunas, näiteks India, Lähis-Ida-Euroopa koridor, uued torujuhtmed, mis mööduvad väinadest, lähevad otse Fujairasse mööda Hormuzi väinast. Aga samal ajal sooviks Araabia Ühendemiraadid minu arvates lõpuks näha Teheranis režiimi, mis ei ohustaks oma Pärsia lahe äärseid Araabia naabreid. Aga rääkida sellest, mida me praegu näeme, siis kas Washington määrab endiselt piirkondlikku strateegiat või on laheriigid üha enam need, kes otsuseid teevad? Sest see ei ole esimene kord, kui president saab Saudi Araabiast kõne, milles palutakse olukorda leevendada ning ta kuulab ja tühistab rünnakud. Kui palju mõju on laheriikidel praegusel hetkel presidendi sõjaliste otsuste üle? Nicole, see on suurepärane küsimus ja Saudi Araabia on olnud, ma ütleksin, üsna leplik Iraani suhtes. Ma ütleksin isegi, et natuke pettumust valmistav. Ma mõtlen, Saudi Araabia õhuvägi on suurem kui Iisraeli õhuvägi. Isegi kui neil ei ole samasugust kogemust või võimekust nagu Iisraelil. Sa võiksid loota, et nad võtaksid tugevama seisukoha režiimi vastu, mis ründab aktiivselt nende strateegilist infrastruktuuri. Aga Saudi Araabia, teised Pärsia lahe riigid on avaldanud president Trumpile survet. Nad sooviksid sellele diplomaatilist lahendust. Ma arvan, et president Trump teeb endiselt otsuseid selle põhjal, mida ta peab Ameerika huvideks. Olgu see siis seotud laevandusega Pärsia lahes, naftahindadega, vahevalimised, kogu Ameerika huvide spekter, Ameerika sõjaväelaste kaitsmine Pärsia lahes. Ma arvan, et tegelikult on president Trump see, kes juhib päevakorda, aga sageli on kasulik ja otstarbekas omistada need palved Ameerika partneritele selles piirkonnas. See kirjutad, et Saudi Araabia on selle sõja jooksul Iraani suhtes üsna samal kursil püsinud. Aga kui Araabia Ühendemiraadid on nüüd rohkem Saudi Araabia poolel, kas me näeme ehk ühtsemat Pärsia lahe riikides seisukohta Iraani ohuga tegelemisel? Ma arvan, et kõik Pärsia lahe riigid, nende infrastruktuur on suhteliselt kaitsmata, see ei ole tugevdatud. Nende linnad ei ole kaitstud samamoodi nagu näiteks siin Iisraelis, kus me oleme harjunud tsiviilkaitsega, mis annab meile vastupidavuse ja võime rünnakutele vastu seista. Ma arvan, et see on fakt. Ma arvan, et see on miski, mida me näeme lähiaastatle muutumas. Aga ma arvan, et praegu on kogu Pärsia lahe piirkonnas mure selle pärast, millist kahju või hävingut Iraan võiks põhjustada, kui olukord tõesti eskaleerub. Sellegipoolest arvan ma, et oleme näinud erinevust Saudi Araabia puhul, mis pärast leppimist Iraaniga Hiina vahendusel paar aastat tagasi ja Araabia Ühendemiraadid, mis on olnud palju rohkem, ütleksin ma, selge ja julge oma Teherani vastases seisukohas.
ma arvan, et me näeme erinevaid lähenemisi laheriikide seas, aga päeva lõpuks eelistaksid nad kõik pigem diplomaatilist lahendust kui eskaleerumist, mis võiks praegusel hetkel tõsiselt kahjustada nende olulist majanduslikku infrastruktuuri. Hästi, Asher Friedman, väga tore oli teid siin I24 Newsis näha ja kuulda teie arvamust praegusest laheriikide seisukohast. Hindame seda. Aitäh, suur tänu!